Universum. Elu. Jumal. Ükskõik, mis nime kannab see valgus kõige olemasoleva taga. Kui muutused peavad tulema, siis õpeta mind ellujäämise asemel elama. Sest osa minust elab ikka veel vanades hirmudes, vanades harjumustes, vanades närvisüsteemi mustrites ja isegi siis, kui mu hing soovib kasvada, väriseb mingi osa minust ikka veel tundmatu ees. Ma palusin rahu, aga rahu ei saabunud vaikuse kujul. See saabus peeglite kujul, triggerite kujul, inimeste kujul, kes puudutasid haavu, mida ma olin aastaid peitnud oma vaikuse alla. Ja alguses nimetasin ma seda hävinguks, aga võib-olla oli see ärkamine. Sest kuidas saab süda terveneda, kui ta ei tunne seda, mis on tema sisse kinni jäänud? Kuidas saab hing hingata, kui ta lukustab ennast ellujäämise sisse? Nii et kui muutused on tulemas, siis õpeta mind mitte enam iseenda eest põgenema. Õpeta mind kasvama nii, et ma ei kaotaks oma hinge. Õpeta mind tundma nii, et ma ei upuks emotsioonidesse. Õpeta mind avanema nii, et ma ei lõhuks iseennast ega teisi inimesi. Ja kui minu vaikus on muutunud vangla, siis aita mul hellalt, vaikselt, armastusega murda need müürid, mida ma ehitasin enda südame ümber. Sest nüüd ma mõistan, mitte iga trigger ei tulnud mind karistama. Mõni trigger tuli näitama peidetud kurbust, peidetud viha, peidetud üksindust. Mõni trigger tuli näitama, kus kohas ma jätsin iseenda maha. Ja mõnikord ma plahvatasin, mõnikord rääkisin liiga teravalt, mõnikord liikus valu läbi minu nagu tuli, mis otsib õhku. Aga selle tule all oli tegelikult lihtsalt haavatud laps minus, kes tahtis uuesti hingata. Nii et õpeta mind, kuidas rahustada oma torme, neid enam maha matmata. Õpeta mind kasvama läbi aususe, läbi helluse, läbi teadlikkuse. Õpeta mind lõpetama vaikuse kasutamine iseenda eest peitumiseks. Õpeta mind armastama ilma kontrollimata, ilma manipuleerimata, ilma hirmuta teist inimest vangistamata. Ja kui mu teele tulevad head ja õrnad inimesed, siis aita mul nad ära tunda, enne kui mu hirm käsib mul põgeneda. Sest mõnikord muudavad meid kõige rohkem mitte kõige valjemad inimesed, vaid need, kes saabuvad vaikselt, ja nende kohalolus hakkab meie närvisüsteem aeglaselt sulama. Nad jäävad siis, kui me väriseme. Nad jäävad siis, kui me nutame. Nad jäävad siis, kui maetud emotsioonid hakkavad pinnale tõusma. Ja järsku me mõistame, et me ei olnudki päriselt vihased. Me olime haiged saanud, väsinud, iseendast eemaldunud. Nii et kui ma pean murduma, siis lase mul murduda avatuks, mitte katki. Lase minu pisaratel saada jõgedeks, lase minu vihal saada aususeks, lase minu kurbusel saada kaastundeks, lase minu hirmul saada mõistmiseks ja lase igal valusal kogemusel muutuda tarkuseks, mitte kibestumiseks. Õpeta mind kasvama aeglaselt, kannatlikult, päriselt, sest ma tahtsin muutuda liiga kiiresti kohe, aga nüüd ma mõistan. Päris tervenemine
toimub hingetõmbe järel, hetke järel, kihi järel ja võib-olla ei tähendagi terviklikuks saamine seda, et kõik haavad kaovad, vaid seda, et me õpime oma katkiseid osi armastusega hoidma. nii et universum, kui muutused on tõesti tulemas, siis anna mulle julgust kohtuda iseendaga ausalt. anna mulle tarkust hoida rahu ilma emotsioonide eest põgenemata. anna mulle hellust siis, kui mu närvisüsteem väsib. anna mulle teadlikkust märgata, kes mind päriselt armastavad ja anna mulle jõudu saada turvaliseks koduks iseendale, teistele inimestele ja sellele elule, mis püüab minus ikka veel õitseda. Aamen. või ükskõik, mis nime kasutavad tähed lootuse jaoks.